Tere, mu kosmilise neljapäeva vaatajad ja kuulajad. Üks nädal jäi nüüd vahele, ma kohe ette hoiatavalt ütlen ka, et tõenäoliselt ka juuli kosmilised neljapäevad tulevad kaootilised, sest mul on siin planeeritud mõned liikumised ja reisid, nii et ma ei tea, kas ma ja kuidas ja millal ma saan salvestada ja kas ma saan rääkida, aga ma usun, et neid teemasid tuleb, millest rääkida. Sest meid on ootamas ees juba täna avaneb 2.–7. juuli Siriuse portaal avaneb igal aastal täpsel samal perioodil, sellepärast et Sirius ja Päike joonduvad. Sirius on peetud siis aegade algusest peale vanast Egiptusest saadik meie spirituaalseks päikeseks, eks täpsemalt siis Sirius A, eks ole. Meie hingepäike, meie spirituaalne päike ja arvati siis, et kui hinged surevad ja kui hinged tulevad, siis nad tulevad sealt päikesest ja nad lähevad tagasi sinna päikesesse, sinna Siriusele. Et ka planeet Maa on selles joonduses, ehk siis tekib selline joondumine ja see avab siis Siriuse portaali, mille käigus me kogeme spirituaalse ärkamise lainet. Need lained on meil siin käinud kogu aeg, aga iga-aastane selline kindel punkt, millal see juhtub, on juuli alguses, tipppäev on 7. juuli, kus portaali energiad on siis kõige nagu avatumad, aga avaneb see juba täna, ehk siis 2. juulil. Hakkab see energia ennast tõstma, ennast esile tooma, ütleme siis niimoodi, ja visioonina, kuidas ma seda energiat näen, on niimoodi nagu kaks energiat, üks energia tuleb alt, teine energia tuleb pealt ja saavad keskel kokku. Ja mul tekkis nagu selline nimetus, et alateadvus ja üliteadvus tulevad kokku ärganud teadvuseks, teadlikuks teadvuseks. Ja selline nagu integratsioon meis toimub, sisemine vaikne integratsioon, ma ei taju, et see oleks midagi välist, see pigem käib siin sisemisel tasandil, teadvuse tasandi ümberhäälestamine. Tekivad sellised kahtlused ja miks küsimused, et kas see tee, mida ma olen käinud, kas see tõesti on minu tee? Kas ma tõesti peaksin niimoodi tegema, äkki ma peaksin midagi muutma? Tekib mingisugune sisemine hingekutse hoopis kuidagi oma teed, oma väljavaateid, oma mis iganes muuta, aga see käib sisemisel tasandil. See hakkab niimoodi kulmineeruma siin sisemisel tasandil ja tegelikult selle Siriuse portaali manifesteerumine, ehk siis see, mis sisemisel tasandil hakkab toimuma, selle manifesteerumine käib augusti alguses, siis kui on see Lionsgate portaal 8. augustil, siis on justkui see nagu väline. Nüüd too väliseks see, mis sinul sisemises muutus. Et see Siriuse portaal praegu toob sisemise muutuse. Kutsub sind sisemisele integratsioonile, sisemisele vaatusele, et mis on see, mida sa enam ei taha. Mis on see, millist teed sa enam käia ei taha. Mis on see, mida sa enam teenida ei taha. Ja mis on see, kuhu sa peaksid ärkama, kuhu sa peaksid nüüd oma sammud seadma. Ja sellised heureeka momendid ja avastusmomendid on hästi-hästi tavalised sel perioodil. Ja võib juhtuda, et inimesed pigem kalduvad sissepoole. Ja see on ka soovituslik, et valida selliseid tegevusi, mitte ennast täiesti ära isoleerida, vaid leida enda ajakavas
neid hetki, kus enda poole pöörduda, enda sisse pöörduda ja lasta nendel energiatel tulla eneseni, ehk siis teha see ruum vabaks enda juures, olla vastuvõtlik. Et see, mis sinus toimuma peab, saaks toimuda. Ja kuna päike on teemaks, eks ole, ma ei ole kunagi varem jälginud päikese aktiivsust nii, nagu ma praegu jälgin. Ja viimasel 2 päeval on päikese aktiivsus olnud väga tugev. Meil oli 30. siin täiskuu, eks ole, ja 30. tuli päikesest X-klassi laine, mis on kõige tugevam laine, mis otseselt mõjutab ka meie raadiosidet ja kõike tehnoloogiat. Ja need sellised M-klassi, mis on, ütleme, keskmise mõõdukusega lained, on siin 2 päeva jooksul tulnud korduvalt ja korduvalt. Et ma ei ole kursis, kas selline aktiivsus on tavaline, aga iga natukese aja tagant üks äpp, mille kaudu ma siis jälgin seda, saadab teadet uus laine ja ma mõtlen, et oh my god. Inimesed räägivad, need on väsinud ja ei tea, mida teha endaga ja kõik on nii vale ja kõik on nii tobe ja siis ma mõtlen, et vist ei saa imestada, kuna see päike praegu meis põhjustab seda rahutust ja unetust ja segadust ja samas ka nüüd see avanev portaal, mis võib meie seest veel midagi välja tuua, mis tahab saada vabanemist ja ta ilmutabki ennast selle rahutuse tundega. Või ta ilmutab ennast unenäos sümbolitena. Et jah, aga kui ma nüüd täna selle salvestamisele ennast häälestasin ja küsisin veel üle selle Siiruse portaali kohta, et mida ma peaksin sellest teile rääkima, et kas on mingisugune eriline sõnum selle kohta, sest igal aastal tal on üks ja sama eesmärk meid äratada ja viia järgmisele tasemele. Ja siis mul soovitati see sõnum edastada hoopis valguskeeles. Ma olen teile valguskeelt rääkinud väga harva, sest see on üks minu hirmukoht, kust läbi minna. Ja mulle tundub, et see ongi järgmine samm nähtavusel, minu nähtavuse teekonnal, et tuua see Siiruse portaali häälestuse sõnum või häälestus teile läbi valguskeelena. Ja selle häälestuse tahavad läbi tuua anuhaasid, mitte siiruslased, vaid see sõnum tuli anuhaasidelt, kes on tulnud sealt keskpäikeselt, rääkides jälle päikesest, eks ole. Meil on siin juba 3 päikest, meie päike, siis hingepäike ehk siis Siirus A, eks ole, spirituaalne päike. Ja anuhaasid, see keskpäike, kust meil need aktivatsioonid kogu aeg tulevad, on ju. Et ma arvan, et nende siiruslaste ja anuhaaside vahel mingisugune koostöö käib. Et neid aktivatsioone meile võimalikult produktiivselt ja aktiveerivalt saata. Et need, kes on valmis vastu võtma, kes on oma teekonnal selles järgus, et need aktivatsioonid ka nendeni jõuavad. Ja seega teeme siia väikese häälestuse, enne kui me järgmiste teemadega edasi lähme. Siukene väikene lühikene meditatsioon. Toome ennast siia hästi kohale, ma häälestan ka ennast. Ja tee sina ka üks hästi sügav hingetõmme. Et sa oleksid kogu oma olemisega siin kohal. Ja valmis vastu võtma seda, mida sinu olemus praegu vastu võtma peab. Tunneta oma keha. Kui sa tunned, siis pane üks käsi südamele, teine kõhu peale, see aitab kohalolu paremini luua, paremini kontakti endaga.
anda ennast siia hetkesse ära. Tee üks sügav hingamine veel. Okei. Ma nägin jälle nägemusi. Ma arvan, et igaüks tundis siit midagi erinevat. Ja see on okei. Aga ma nägin sellist nagu selline multifilmilik tähtede pööris niimoodi tuleb ülesse. DNA sellised harud jooksevad seal ümber ja tulebki nagu see pööris ülesse ja DNA harud tulevad ülevalt alla. Et kas sealt ülevalt tulebki nagu, kui rääkida nüüd sellest 12 harulise DNA aktiveerimisest, eks ole, et see aktivatsioon tuleb meile ülevalt ja alt tuleb maaema energia siis äkki. Kas see on maaema energia? Maaema toetab meid. Meie enda energia on see, mis tuleb vastu. Ei ole maaema, see tuleb meist endast. See on igaühe enda energia, mis siit tuleb nagu vastu sellele DNA aktivatsioonile. Ja aktivatsioon toimubki selles ulatuses, kui palju sa oled suuteline vastu tulema, vastu võtma. Et see ei ole siin mingisugune hinnang ega mingisugune nagu test või proovikivi, vaid see on see, et igal ühel on oma suutlikkus, et me läbi ei kärssaks. Et see on hästi oluline, et see toimuks kõik pigem aeglaselt kui kiiresti. Et ei juhtuks mingisugust psühhoosi või läbikärssamist või mis iganes. Et kõik sellised aktivatsioonid peavad käima hästi aeglaselt. Ja keha toetavalt. Ja kuidagi see sõnum mõjus mulle nagu rahustavalt ka, et isegi kui sa kehaliselt tunned ebamugavusi või tuleb emotsionaalselt mingisuguseid asju üles, siis tegi liisi, võtta seda hästi rahulikult, ära mine sellega kaasa, hinga, lihtsalt võta vastu, ära reageeri. Võta see tunne enda sees vastu. See tunne tahab sulle midagi näidata. Nii palju siis praegu selles Siriuse portaalis. Tegelikult ma tegelikult ei teadnud üldse, mida teile rääkida, sest mul oli tunne, et ma täna ei tulegi teie ette.
Minu sees oli tunne, et kuna ma rääkisin paar osa tagasi teile kristusteadusest ja siis ma käisin ühe naisterahvaga koos väiksel rännakul, kus me avasime justkui nagu Sofia teaduse mälestuse ja need koodid iseendi jaoks, et nüüd ma peaks rääkima sellest. Ja siis ma mõtlesin, et aga ma ju ei tea mitte midagi sellest, et mida ma räägin. Tunnetasin, üritasin teist teemat hakata võtma, see teine teema ei olnud ikkagi nagu päris see ja ikka tuli nagu see informatsioon sisse. Ei, sa pead võtma Sofia teaduse ette. Küsisin meie Telegrami grupis teie käest, et millest ma räägin. Esimene vastus tuli jälle Sofia teadvus. Kurat, ma ju ei tea sellest, ma ei oska sellega kuidagi nagu seda näha või sellest aru saada, sest see tundub nii hoomamatu minu jaoks. Ja siis ma läksin juba, ma ei tea, mitmendat korda läksin nii-öelda sisse või kanalisse ja küsisin, et mis on see teema, mis seekord läbi minu sündida tahab Sofia teadus. Ma ütlesin, okei. Mul ei ole selle kohta väga palju informatsiooni, aga ma arvan, et ma sain mingisugused olulised punktikesed, mis minu jaoks panid jälle asju natukene teistmoodi nägema ja ma jagan teiega ka seda. Sofia teadvus. Palju räägitakse kristusteadusest, aga Sofia teadvus, Sofia sealjuures täpselt sama oluline. Kui küsida minu käest, kas Jumal on mees või naine, siis mina ütleks, Jumal on naine. Ja Jumal ongi Sofia. Miks teda panna just naiseks, sellepärast, et kui me võtame nüüd energia tasandil, siis Jumal on intuitiivne. Ta on igal pool, teda ei saa panna kasti, teda ei saa määratleda. Tema sees on kõik olemas, ta ongi olemine. Ja see ongi naisenergia. Ehk siis ta on hoomamatu olemine, tema sees on kõik olemas, tema sees on sügavam tarkus, spirituaalsed teadmised ja see ongi naisenergia väärtus. Meesenergia on kõige selle väärtuse väljendus. Tema paneb kõigele selle väärtusele kuju, mõtte, eesmärgistatuse ja toob selle nii-öelda materiaalseks. Ja selleks, et Sofia ehk siis Jumal saaks ennast väljendada jumalikkusena, et ta saaks oma jumalikkust kogeda, ta sünnitas Kristuse. Hold on. Ja ma räägin siin kristusteadusest praegu. Ta pidi sünnitama teaduse, mis suudab kogeda ja väljendada armastust, mis suudab vastu võtta armastust. Ja kui me räägime kristusteadusest, siis kristusteadus ongi kõige jumaliku väljendus, aga sinna vaja ka sisu. Me ei saa jumalikkust väljendada, kui ei ole mida väljendada, eks ole. Ja Sofia teadvus ongi see, mis on kristusteaduse sisu. Ehk siis kristusteadus on armastus ja ühtsustunne, see, kuidas ma seda väljendan, kuidas ma seda kollektiivselt elan ja väljendan. Sofia teadvus on see, kuidas ma tunnen seda enda sees. Et kas see, mida ma väljendan, on puhas ja päriselt jumalik. Ja selle jaoks oli Sofial, ehk siis sellel jumalikul teadusel, vaja luua uus teadus, läbi mille ta saaks iseennast väljendada ja kogeda. Sofia, ma olen seda juba varasemalt ka näinud, et on kosmiline emakas, justkui ta nagu Sofia teadus on selline hoomamatu valguskera ja selle sees on kosmiline emakas. Ja sealt ta sünnitabki meid ja selle kristusteadvuse, mille kandjad siis kõik tähelapsed on. Ja kui planeet Maa hakkas unustusse vajuma, kui me unustasime kristusteaduse ära, kui tuli Anunnakide võim ja nende reptiilsete olendite võim ja nad justkui lõikasid meie mälu ära algallikast, Sofia teadusest, Jumalast, kuidas iganes seda nimetada täpselt.
ja hakkasid meid moonutama, muutes meie 12 harulise DNA-ga inimese 2 harulise DNA-ga inimeseks, siis mingil hetkel toimus uuesti see sekkumine Emaväliste rasside poolt, et nii ei saa jätkuda. On vaja hakata ärkama, on vaja neid vabatahtlikke. Ja Kristusteadus peab uuesti sündima. Aga selleks, et saaks sündida Kristusteadus, oli vaja, et maa peal oleks ennem olemas Sofia teadus. Mismoodi see jõudis siia maa peale, ma ei tea, aga Sofia teaduse kehastaja oli Neitsi Maarja. Neitsi Maarja elas ka vanas Egiptuses nii nagu Maarja Magdalena. Nad, ma ei tea, kas on õige öelda, teenisid või siis elasid samas templis preestrinnadena. Ja Neitsi Maarja selgeltnägija võimed olid üle maa tuntud. Ta oli tõesti väga võimas preestrinna, väga võimas selgeltnägija ja teadja. Ja läbi tema siis toodigi Kristusteadus maa peale tagasi. Ja tõepoolest, ta suutis ennast viljastada nii nagu Sofia teadus. Sofia, see jumalanna ennast ise viljastas ilma mehe sekkumiseta, preestrinnade väega, preestrinnade energia ja jumaliku väega toimus see viljastumine iseeneseslikult. Ma olen selle kohta varem ka lugenud, et kui naine on oma täielikus potentsiaalis, oma jumalikus potentsiaalis, tal ei olegi meest vaja, et paljuneda, sest ta suudab seda teha ise. See on minu jaoks natukene utoopiline lähenemine. Ma ei ole seda enda sees nagu kuidagi uurinud või vastu võtnud või seda klikki ei ole nagu käinud, kas see siis on tõsi minu jaoks või mitte. Aga võib-olla ma kunagi jõuan selle teemani ka. Aga ühesõnaga see jutt, mis on ka piiblis, et Neitsi Maarja viljastus pühast vaimust, jah, see püha vaim oligi Sofia, kes läbi tema tõi Kristusteaduse maa peale. Nii nagu Sofia tegi iseendaga. Ja sündiski meie Jessukene, Jeesua, kes siis piiblis on Jeesus Kristus ja ilma piiblita on ta Jeesua, kes tuli siis näitama seda, mis tähendab olla, kui sa kannad Kristusteadust ja Sofia teadust. Ehk siis ta sündis Sofia teadusest Kristusena ja tuli seda väljendama. Ta tuli seda jagama, ta tuli seda näitama, ta tuli rääkima, et Jumala riik on sinu enda sees. Et sa ei pea, kuidas ma ütlen, institutsioonide järgi oma sisemist kompassi. Tule iseendasse, järgi oma südame häält. Ja muideks Jeesua õpetas ka seda, üks õpetus, mis minu meelest on, seda saab kaheti mõista, eks ole. Ta ütles, et seal oli see, kuidas ma seda sõnastan, et justkui Jeesua õpetab teist põske ette keerama. Et mõningal juhul ma saan aru, kuidas mõne jaoks, issand, ma hakkan kokutama, mul tahab see mõte korraga välja tulla. Mõne jaoks see mõte kõlab sellisena, et justkui nagu lased endaga kõike teha, lased ennast paterdada ja siis oled tänulik ka veel, eks ole. Aga mina arvan, mis selle teise põse keeramise tegelik mõte on see, et sa võid mulle öelda siia halvasti. Sa võid mulle öelda siia halvasti. Minu sisemine rahu ei muutu üldse sellest, et sina siin ees mul tantsid nagu tsirkusartist, on ju. Minu sees ei muutu mitte midagi. Ja see ongi see sisemine rahu, see sisemine kohalolu, mida Kristusteadus õpetab. Sa oled
enesega kohal, enesega rahus, vahet ei ole, mis väljas toimub. Sa võid keerata ühtepidi, sa võid keerata teistpidi, aga sisemine seisund ei muutu. Ehk siis sa ei ole mõjutatav, sa ei ole hüpiknukk, sa ei lähe selle tsirkusega kaasa, eks ole. Sa oled siin enda juures kogu aeg. Ja kui tulla siia mees ja nais energiate juurde tagasi, Sofia teadus ja Kristus teadus, siis Sofia teadus on olemine, eks ole. Ta on justkui nagu see sisu. Kristus teadus on vorm, annab sellele olemisele vormi, mõtte, eesmärgid, eks ole, reasoning, nii-öelda see ingliskeelne sõna. Et sinu teadmised võtaksid vormi, et sinu tunded võtaksid vormi, et sa neid kogeksid, et ei ole lihtsalt olemine, vaid on ka kogemine ja väljendamine. Ja see ongi püha graal. See karikas on Kristus teadus. Ja see, mis selle karika sees on Sofia teadus. Ja kui piiblis oli see lugu, et Jeesus Kristus jõi sellest karikast, eks ole, siis see oli see, ma arvan, et see oli see sümboolne väljendus sellest, et tema sees on Sofia teadvus ja tema hoiab Kristus teadust ehk siis seda karikat. Ja püha graal ongi inimene. Ma olen lugenud selle kohta erinevaid spekulatsioone, mis on püha graal. Et püha graal on Jeesua ja Maarja Magdalena otsesed järeltulijad. Püha graal on naise emakas, millest ma olen täiesti nõus, et püha graal on ka naise emakas, aga see võib samal ajal tähendada ka mitut erinevat asja, eks ole, kellele mis kõige paremini resoneerub. Ja ma arvan, et püha graal on jumalikkus ja selle väljendus meis, kui Sofia valgus ja Kristus valgus on ühendunud, tulnud kokku ja me oleme need jumalikkused. Ehk kui rääkida sellest, mis ma selles 8. osas, Kristus teaduse osas teile rääkisin, et jumalikkus meis peab sündima, siis jumalikkus saab sündida siis, kui see anum meis on valmis seda sisu vastu võtma, et see ei laseks seda sisu läbi, et see ei tekiks lekkimine, ei tekiks purunemine, eks ole. Ja sellepärast käib meie kehadega selline ettevalmistus praegu, integreerimine, järgmine aktivatsioon, järgmine mingi südameteema, jälle mingisugused suhteteemad, jälle mingid mineviku asjad tulevad üles, kogu aeg sa nagu puhastad mingisuguseid vanasid teemasid endast ja jälle mingi trigger tuleb üles ja kogu aeg sa käid mingisuguseid asju läbi, sellepärast et see anum peab olema lollikindel ja kuulikindel. Sest kui see anum ei ole kuulikindel, seal toimub lekkimine, toimub läbipõlemine, toimub psühhoos, toimub mis iganes. Siis, kui meis Jumal ärkab, jumalikkuus, kui me suudame seda vastu võtta, seda Sofia teadust, siis see tunne on väga ekstaatiline, see on orgasmiline, see on over the top, sa oled sellises eufoorilises seisundis. Ja kui see anum siin, ehk siis sina kehaliselt ei ole suuteline seda vastu võtma, siis me lõpetame kõik hullumajas. Pooled ripuvad, nöör kaelas, puu otsas, pooled on hullumajas, sest me ei suuda seda seisundit endas vastu võtta, sest see on nii ülemägeda lihtsalt. See on nii eufooriline seisund. Ja me suudame seda taluda ainult hetkedeks. Aga see seisund peaks olema püsiv. Ja sellepärast käib ettevalmistus. Ja see ettevalmistus suuresti käibki läbi südamevälja, ehk siis läbi suhete, läbi emotsioonide. Sest teised inimesed on need, kes meie triggereid peegeldavad. Ja me oleme üksteisele väga ideaalsed abimehed selleks, et jõuda Kristus teadvusesse. Mida rohkem kannale astud teisele, seda sügavamalt saab terveneda.
Väike huumor oli see, muidugi ei tähenda, et sa pead kohe teisi pigistama minema. Aga südame väljade puhastamine ja sellepärast ma olengi kogu aeg plejaadialastelt seda sõnumit saanud, et kui oluline on südame välja puhastamine, kui oluline on südame välja aktiveerimine ja nende triggerite puhastamine ja iseenda südamesse vastu võtmine, sest kui sa ei võta iseennast südamesse vastu, me ei saa rääkida siin Sofia teaduse ankurdamisest. Et kõik see südame väljatöö on nagu number 1 asi, mida sa peaksid iseendaga tegema, iseenda vastuvõtmine, iseenda tunnete vastuvõtmine, iseenda avardamine, iseenda leidmine, eks ole. Ja eilse kanalduse käigus mul tekkis ka selline valguskood plejaadialastelt. Südame tarkuse ankurdamise kood. Kui sinul tekib sellega teine seos, usalda enda seost. Minul oli see seos, mis tekkis, et ankurdada südame teadmist, südame tarkust ehk mis ongi Sofia teadus. Kristusteadus on südame tarkuse väljendus. Nii nagu ma siin juba korrutanud olen, on ju. Et plejaadialased on need, kes esmajärjekorras meid aitavad selle südame tarkuse avanemisel, märkamisel, taipamisel, puhastamisel, mis iganes. See on justkui nagu nende täielik missioon. Ja kuna meie oleme täheseemnetena raamatukogu nii-öelda kõikidest galaktilistest rassidest, siis ei pea sina ootama, et see aktivatsioon väljaspoolt tuleb, sellepärast et sinus on plejaadialane olemas. Mis kõigis on, ma olen sellest täiesti kindel, kõikides täheseemnetes on. Võib-olla sinus ei ole see domineeriv, võib-olla sinus on domineeriv mõni teine galaktiline rass, aga sinus on see plejaadialaste kood olemas, sa saad selle avada. Ja läbi selle sa saad enda südametarkuse avada. Kuidas see käib, see on muidugi teine küsimus, eks ole. Ja ma jätsin selle Siriuse, selle valguskoodi ka seina peale, sest mulle tundub, et ta praegu tahab olla ka väga oluline, kuna meil see Siriuse portaal on avanemas. Et nii Siriuse kui plejaadialaste koodid mul siin on. Et ma tahtsin ka rääkida sellest, et kuidas võtta neid sõnumeid vastu ja kuidas kanaldada ja kuidas rääkida oma hingeperega ja nii edasi, et kui meis on kõik need nii-öelda nagu need koodid või ühendused olemas, ütleme niimoodi, galaktiliste rassidega, et siis see tähendab, et me peaksime olema suutelised ka nendega kontakti looma, eks ole. Lihtsalt point on selles, kuidas. Ja see eelmine osa, kui ma rääkisin teile galaktilisest föderatsioonist ja missioonidest, siis väga paljusid see kohe väga kõnetas, et aga mis on minu missioon, ma tunnen ka missiooni kutset ja mis see on ja tahaks ka ja nii edasi, et väga paljud tahavad teada, mis on nende missioon, aga ma ütlen sulle seda. Esiteks, mis sinu missioon on ajas muutuv ja teiseks, sulle ei öelda ette nii, et su missioon on nüüd selline, sa hakkad tegema seda ja seda ja nüüd otsusta. Ei. Sa otsustad ja siis hakatakse sulle sammhaaval näitama, mis see sinu missioon on. Sulle ei anta seda trial versiooni, prooviversiooni, 7 päeva proovi tasuta ja siis mõtled ümber. Ei ole. Kui sa oled jah öelnud, siis sind võetakse ihu ja karvadega sinna sisse ja tagasiteed enam ei ole. Et jah.
Ja mina tihtipeale, minu käest on küsitud seda ka, et mis siis on minu missioon. Inimesed on küsinud, mis on nende missioon. Et mina justkui räägiks, aga ma ei näe. Ma näen võib-olla mingisuguseid väikseid asju, mis on sinu tugevused või millega võiks sinu missioon seotud olla, aga ega mulle ka ei näidata seda. Sest see on sinu tee. Ja see on sinu otsustada, kas sa selle avad ja kui palju sa sealt seda näha tahad. Sest kui see tõesti sinu missioon on midagi suuremat, siis see peab olema sinu enda avastatud, sinu enda omandatud ja see klikk peab sinu sees ise ära käima. Mitte nii, et keegi väljastpoolt ütleb sulle, mismoodi sa tegema pead. Ei ole pointi. Missiooni teekond ongi missiooni tundma õppimine, missiooni avamine ja selle vastuvõtmine. Ma mõtlesin, et ma teen teile sellise väikese know-how võib-olla, kuidas kas siis ka hakata kanaldama või neid sõnumeid saama oma hingest, oma sisemusest, maavälistelt olenditelt, mis iganes. Et mida nagu silmas pidada. Kuna mina kanaldan, siis ma esmajärjekorras räägin sellest ja ma kunagi kartsin kanaldamist. Ma arvasin, et see on midagi sellist, et keegi võtab mind nagu üle ja siis ma hakkan rääkima, käituma nagu keegi teine. Tegelikkuses see on ainult üks viis, kuidas kanaldada. Mina kanaldan nii, et ma lähen teatud seisundisse, meditatiivsesse seisundisse ja lasen selline informatsioonil eneseni tulla ja siis ma jagan seda. Ehk siis ma ei lase sellel olendil ennast üle võtta, vaid ma lasen tal minuga rääkida ja siis ma jagan teile. Väga harvadel juhtudel ma olen otse rääkinud ka, aga ma ei eelista seda teha ja ma ei soovita seda teha, eriti kui sa ei ole nende teemadega üldsegi tuttav, sa ei ole iseenda energiaväljaga tuttav ja kui sa ei oska kaitset luua ja kui sa ei oska olendid ära ajada, siis selline keha ülevõttev kanaldamine, nagu näiteks teeb Bashar, võib-olla sa oled kuulnud. Et see võib küll põnev tunduda, aga sellel on omad ohud. Ja kanaldamine käib telepaatia teel. Suuresti. Vähemalt minu puhul. Kuidas toimib telepaatia? Võib-olla läbi filmide või ma ei tea, kuidagi läbi üldsuse on jäänud mulje, et telepaatia on mõtete lugemine. Ei ole. Telepaatia tähendab seda, et meie lähme täpselt samale lainele, täpselt samale sagedusribale ja need mõtted, ideed, sõnumid, mis tulevad meile täpselt samal ajal, ühesugusena. Et meie sees on täpselt see sama mõte, sama teema, sama nägemus, mis iganes. Ehk siis kanadades ma lähengi selle olendiga samale lainele ja tema saab edastada seda sama informatsiooni, mis temani tuleb minule. Ja need olendid, keda ma kanaldan, on minu hingeosad, kes on kehastunud paralleelselt kuskile mujale. Mitte küll alati, ma olen siin toonud teie ette ka teisi olendeid, kui ma rääkisin Mintakast, eks ole. Et see on suuresti ka kaugvaatluse tulemusena, kuidas ma saan nendelt informatsiooni. Aga alati ma soovitan alustada nendest olenditest, kes on sinu hingeperega ja sinu hingega seotud. See on kõige turvalisem viis. Õppida, ennast tundma õppida ja nii edasi. Ja vot. Ja sellest samasse lainesse jõudmine, see tundub nagu, et okei, ma pean sagedust tõstma, ma pean olema kogu aeg kõrgsageduslik. Ja hästi tihti te küsite ka, kui ma olen teinud Instagrami storydes neid küsimuse bokse, et kuidas oma sagedust tõsta ja kuidas hoida oma sagedust kõrgena. Tead, see on libe tee. See kõrge sageduse hoidmine on kuskilt, ma ei tea, kus kohast tulnud ja mina sattusin ka selle ohvriks.
sest oli mu elus kunagi üks inimene, kes kogu aeg ütles mulle, et mu sagedus ei ole piisavalt kõrge, et sa ei saa selliseid kanaldusi ja töid teha. Ja ma võtsin seda väga hinge, võtsingi nagu omaks, et okei, ma ei ole piisavalt kõrgsageduslik, ma ei saagi kanaldusi ja asju teha, sest ma olen liiga madalal sagedusel. Ja see tõmbaski tegelikult mind lukku ja see on ka üks põhjus, miks ma vahepeal täiesti panin need teemad enda jaoks kinni, kõik need kosmilised teemad, sest ma mõtlesin, et ma ei ole vääriline, ma niikuinii ei ole piisavalt kõrgsageduslik. Aga point ei ole olla kõrgsageduslik. Point on olla iseenda sageduslik. See, mis on sinu autentne sagedus, eks ole. Ja meie autentne sagedus ei ole kogu aeg kõrge, see on vahepeal siin, see on vahepeal seal, see kogu aeg liigub ja see on loomulik. Selleks, et minna enda sisse, on meil vaja madalat sagedust. Madal sagedus ei ole alati halb. Selleks, et minna endast, me ei taha öelda endast välja, selleks, et minna kehast välja, on meil vaja kõrget sagedust. Ja inimesel on suutlikkus sageduste vahel niimoodi liikuda. Ja point ei ole sageduse kõrgel hoidmisel. Point on võtta ära endalt see blokeering, et mul ei ole piisavalt kõrge sagedus, et selliseid asju teha. On küll. Sinu peas on lihtsalt blokeering või programm. Ma ei ole piisavalt kõrgsageduslik. Kuidas ma saaksin enda sagedust tõsta, mida ma peaksin tegema? Ja siis ma olen kohanud neid inimesi, kes meeleheitlikult järgivad igasuguseid programme, et hoida ennast puhtana ja teha mida iganes, et jumala eest ja sagedus oleks kõrge. Kui sa hakkad iga hinna eest oma sagedust kõrgena hoidma, siis sorry, sa oled juba vales kohas. Jah, on teatud praktikad, mis aitavad meie sagedust kõrgena hoida. Puhas toit ilmselgelt. Aga kui sa siin patustad mõned päevad McDonaldsiga või mis iganes, ma arvan, et sinuga ei juhtu mitte midagi. See, mida sa sotsiaalmeediast tarbid, kas sa kuulad seda propagandamasinat, kas sa kuulad uudiseid, kas sa loed uudiseid, kas sul käib taustaks see propaganda, see loeb väga palju, see programmeerib sind, eks ole. Aga kui sa satud sellisesse keskkonda, sinuga ei juhtu mitte midagi, sest sinus juba on teadlikkus olemas, eks ole. Et ei saa minna väga meeleheitlikuks enda sageduse kõrgel hoidmisega, sest see loob sulle hirmuenergiat. See on vältimise energia. Ja siis tuleks enda sisse nagu sügavamalt vaadata, et miks sa ei ole enesega rahul sellisena, nagu sa oled. Miks sa ei ole oma autentse energiaga rahul? Ära proovi teha kõike õigesti, proovi teha kõike autentselt. Nii nagu sinu seest tuleb. That's the point. On ju? Sofia tahab kogeda. See Sofia valgus sinu sees. Ta tahab kogeda. Ja ta tahabki kogeda sinu autentsust, mitte seda, et sa oled kõik õigesti teinud. Seega, sul ei ole mitte ühtegi blokaadi, et suhelda kõrgsageduslike olenditega. See siin on sinu blokaad. Ära blokeeri iseennast oma mõtetega ja ära blokeeri oma valgust, ära blokeeri oma oskusi. Ära arva, et sa ei oska. Sa oskad küll, sa lihtsalt ei mäleta, kuidas oma oskusi kasutada. Ja meelde tuletamine on okei. Ja kuidas me saame oma oskusi meelde tuletada läbi abivahendite? Minu abivahendid on kaardid. Mõni kasutab pendlit, mõni kasutab peeglit, mõlen on need vardad, eks ole. Mis iganes selleks, et luua ühendust oma intuitsiooniga, et suhelda erinevate olenditega, mis iganes. Abivahendid on teretulnud. Kuna ma olen ise selles taromaailmas sees, siis minuni on jõudnud ka erinevad need müüdid, et justkui kui sa võtad taropaki kätte, sa pead oskama neid lugeda. Ja kui sa seda esimest kaarti nüüd tõlkida ei oska, seda lugeda ei oska, siis järelikult ei olegi taro sinu jaoks, järelikult sa ei oskagi neid lugeda. Taro on tööriist. Kui sa võtad enda kätte tööriista, mida sa ei ole mitte kunagi näinud ja sulle öeldakse, et ehita selle tööriistaga maja. Kas sa oskad selle võhivõõra tööriistaga üldse midagi teha, oskad sa seda õiget pidi käes hoida? Tõenäoliselt ei oska. Sul on vaja kasutusjuhendist. Sul on vaja aega, et harjutada. Sul on vaja prooviprojekte.
enne, et see ilus maja saaks sündida, eks ole. Õppimisprotsess on normaalne. Kui me räägime siin tarost. Kui mina taro õppisin, mina õppisingi niimoodi, et ühes käes oli kaart, teises käes oli kas siis raamat, YouTube või Google ja otsisin sealt neid tähendusi. Ja ma õppisingi tähendusega kaarte lugema ja läbi selle avanes minu intuitiivsus. Et ma nüüd loen kaarte intuitiivselt. See on õppimise protsess. Ära pane endale kohe sellist suurt ootust peale, et nüüd nii, nemad oskavad, ma pean täpselt samamoodi oskama. Sa pead oskama iseenda moodi. Sa pead oskama leidma iseenda tee, kuidas sinu jaoks need asjad töötama hakkavad, kuidas need sinu jaoks resoneeruvad. Sest taros on kaarte 78, igal kaardil on enam-vähem oma tähendus, aga iga lugeja suhestub erineva nende kaartidega omamoodi. Nad tõlgendavad ka seda ühte kaarti natukene erinevalt ja see on normaalne. Ehk siis igal ühel on oma viis. Ja sa ei pea üldse kuidagi pingestama ennast sellega, et sa pead kuidagi sobituma kuskile kasti. Jumala eest, palun ära hakka sobituma. Leia oma viis, luba endal ennast avastada. Ja tänasel päeval klientidega töös ma kasutan taro väga vähe. Samamoodi kui ma kanaldan informatsiooni, mida jagada, kui ma räägin kosmilisest neljapäevast nii edasi, ma enam ei kasuta ka kaarte. Aga vahepeal, kui ma alles õppisin seda tundma, kui ma hakkasin suhtlema maavälistega, olid mul kaardid kogu aeg käes. Tuli info, kaardid, tuli info, et ma kasutasin kaarte kogu aeg ja see on okei, kui sa kasutad ka abivahendeid. Aga mingi hetk tuleb kargud nurka visata. Millal ma oma kaardid nurka viskan? Ei taha. Aga lihtsalt selline meeldetuletus sulle, et sul on õigus abivahendid kasutada. Õpi sealt usaldama, tundma iseennast ja pane ennast iseenda tunnetust järjest rohkem proovile. Et sa ei jääks sõltuma abivahendist. Ja kuidas need intuitiivsed sõnumid meieni tulevad? Läbi meie spirituaalse tiimi ja nende olenditega, kellega me suhtleme. Kui me nüüd võtame sinu spirituaalse tiimi, sinu hingegiidid ja sinu hingepere ja nii edasi, nemad suhtlevad sinuga keeles, mida sina tõlkida oskad. Nad ei suhtle sinuga täiesti võõraste sümbolite keeles. Muidugi meil on sellised üldtuntud sümbolid, et kui sa näed oma teel lepatriinud, siis see tähendab head õnne, eks ole. Vares tuleb tooma teispoolsuses sõnumeid ja nii edasi. Aga kui sinu jaoks seostub vares millegi muuga ja sa puutud kokku varesega ebatavalises kohas, ebatavalisest tihedamalt, siis see on see sõnum, mis sulle isiklikult sellega resoneerub. Mitte see üldtuntud tähendus, eks ole. Sest sinu spirituaalne tiim saadab sulle sõnumeid, mida sina tõlkida oskad. Sümboleid, mida sina tõlkida oskad. Nad ei räägi sinuga võõrkeeles. Nad teavad, mis see sümbol sinu jaoks tähendab. Ja seda nad sinu teele ka saadavad. Ja nad saadavadki esialgu väga õrnasid märke, väga sellised, võib-olla ei tundugi, et see on märk. Ja võib-olla on arusaamatu, et kui sa hakkad esimest korda kanaldama, mediteerima, mis iganes, siis ära sea endale seda suurt ootust, et nüüd midagi vägevat, midagi suurt juhtub ja sa saad ilusa dialoogiga, selge arusaadava dialoogiga suhelda oma paralleelse kehastusega või selle olendiga, selle rassi esindajaga, kus sa tulnud oled või mis iganes. Sulle võib tulla ainult üks sõna. Sulle võib tulla ainult üks mingi väike nägemus, võib-olla ainult tunne, mis iganes. Alguses need, mis tulevad, on väga-väga väikesed märksõnad, märked, mis iganes. Et ära sea endale hästi suurt ootust, sellepärast, et muidu sa pettud liiga palju. Ja kui mina esimest korda neid kanaldusi kogesin, siis ma kogesingi niimoodi, et ma sain aru, et mulle tuli informatsioon alla, aga ma ei saanud aru, mis informatsioon see on. Siuke tunne nagu zip-failid lihtsalt tulevad alla.
paki lahti, aga kuidas, millal, mismoodi? Mul ei ole programmi. Ma isegi ei tea, kas viiruse tõrjet on mu sees. Okei, jälle väike huumor, aga see hakkas mulle niimoodi sisse sõitma. Ja teinekord need failid sõitsid mulle niimoodi sisse, et ma pidin ütlema, et ma ei suuda rohkem vastu võtta. Pidurdage palun. Ja vahest seda informatsiooni tulebki niimoodi, et ma pean ütlema, et stopp, ma ei suuda. Mul on vaja see läbi seedida. Lähme siis edasi. Et kuna sina oled ikkagi boss, siis sina dikteerid, kui palju informatsiooni sinuni jõuab. Ja sina oled see, kes annab taotluse oma meditatsioonile, oma kanaldustele. Nii, selle meditatsiooni eesmärk on nüüd kohtuda vaat selle kehastusega, sest mul on see küsimus. Ja nüüd tuleb mängu sinu kujutlusvõime. Kõik me, kes me oleme kogenud erinevaid selliseid ülemeelelisi kogemusi, ma tean, meil kõigil on see mõte, et ma kujutasin ette, ma mõtlesin välja. Kujutlusvõime on võti. Selleks, et paremini minuni informatsioon hakkaks tulema, ma hakkan ette kujutama situatsiooni. Ma loon endale selle pildi. Ehk siis kujutlusvõime on võti pääsemaks sellele tasandile, kus need kanaldused, informatsiooni vastuvõtmised ja kõik need asjad hakkavad toimuma. Ära karda oma kujutlusvõimet, ära tee seda maha, sest kujutlusvõime on see uks või aken või portaal või võti, kuidas iganes tahad nimetada selleks, et jõuda selle kanaldatud informatsioonini. Ja ma hakkangi läbi tunnetuse või läbi sellise visuaalide ette kujutama seda olendit ja mingil hetkel võtab nagu see sündmus olukorra ise üle ja see hakkab ise looma, seal hakkab ise toimuma. Kujutlusvõime ja nägemuste või need kanalduste vahe ongi see, et kujutlusvõimet sa juhid ise, neid teisi sa juhi ise, aga sa pead minema ise sisse, ise juhtides. On minu soovitus. Ma tean, et kõigil see alati nii ei ole, aga vahest, kui mul on raskusi sisseminekuga, endale kohale toomisega ja ühenduse saamisega, siis on minu kujutlusvõime, minu fantaasia see, mis viib mind kohale. Nõnda. Et kui me nüüd räägime siin sellest ka, et võib-olla ma olen teile varem maininud, et selleks, et oma anneteni jõuda, on vaja sisemise lapsega ühendust. Ja sisemine laps oskab fantaseerida, ette kujutada tal. Lapsel ju töötab selline asi sõrmenipsust. See ongi see. Sisemine laps ei karda ette kujutada asju, ta ei karda fantaseerida, sest tema jaoks on see päris ja see loobki talle selle reaalsuse, mida ta elab tõelisena. Mitte, ma ei taha siin öelda, et kõik need kogemused, mida ma siin teile räägin ja jagan, on ette kujutatud, vaid see on tänu sellele, et ma luban oma fantaasial töötada, lennata, ma luban oma fantaasial tulla paberile, ma luban oma fantaasial ennast juhatada. Ma ei karda seda, ma ei tambi seda maha, öeldes talle, et sa oled tühine ja ma mõtlesin su välja. Minu fantaasia on see, mis viibki mind rännakutele. Ja vahest need sõnumid ja kanaldused, mis mulle tulevad, ei tule nägemusena, nad tulevad justkui nagu mõtetena. Aga ma kehaliselt tunnen, et see nüüd on sisse tulnud informatsioon, nii-öelda kanaldatud informatsioon. Ja et üldse nendeni jõuda, ma olen teile enne ka öelnud, ma õppisin mediteerimist 4 aastat, et enne, et mul üldse hakkaks need asjad kõik tööle. Ma õppisin taro tundma, ma ei tea, kas 4-5 aastat või. Ja siis käis see klikk ära ja hakkasid asjad tööle. Et kui sul esimese korraga meditatsioonis ei õnnestu ja kaarte esimest korda kätte võttes lugeda ei oska, siis see ei tähenda, et need asjad ei ole sinu jaoks, vaid see tähendab seda, et sa pead rohkem harjutama, ennast usaldama. Ja see viis,
kuidas me informatsiooni saame, on erinev. Eestis nimetatakse kõik üheks kompotiks kokku selgelt nägemine, eks ole. Aga paljud ei näe selgelt, paljud kuulevad selgelt, mõni tunneb selgelt, mõni teab selgelt. On olemas selgelt haistmine, selgelt maitsmine ka. Ja need selgelt tajud töötavad meil kõigil erinevalt ja igal inimesel on selgelt taju erinevalt domineeriv. Minul esimesena avanes selgelt kuulmine ja kuna ma olen hästi tugev empaat, siis ka selgelt tundmine. Ja selgelt nägemine on ka lõpuks ometi avanenud. Ma ei saa öelda, et see oleks nagu täielikult avanenud, aga see lõpuks ometi mingil määral tööle hakanud. Et ma eelnevatel või tähendab, kui ma alustasin, siis ma töötasin puhtalt sellega, et ma kuulsin, mulle öeldi, sõitis informatsioon sisse ja nii-öelda tegutsesin selle najalt. Et ma ei osanud oma empaatilist võimet iseenda kasuks tööle panna, sest ma uppusin sinna ära. Et kui ma räägin siin näiteks teiste tunnetamisest ja teiste lugemisest, siis mu empaatiavõime oli selline, et ma võtsin käsnana seda enda sisse ja siis kadusin ise ära, eks ole, et see oli ka nagu mingisugune koht minus, mida ma alati ei kasutanud või kui kasutasin, siis niimoodi, et mitte teadlikult ja mitte kontrollitult, et ma tunnen, et ma olen sellega kontrolli alla saanud, et see ei ole mul enam nii lappes, et see iseenda annete tundma õppimine, kanalduste informatsiooni saamine, mil viisil sõnumid saad, mis on need sümbolid, mis sinuni tulevad, kõik see on see teekond, mis viib sind sinu missioonini. Ja seda sa õpid tundma ise, seda ei saa sulle mitte keegi teine ette ütelda. See kõik on katse-eksitusmeetod. See kõik on pühendumine. See kõik on usaldamine, see kõik on armastus, mille kaudu sinus avaneb Soofia teadvus, et sa saaks seda läbi Kristusteadvuse väljendada ja seda elada, seda kogeda ja seda tunda. Me kõik suudame kanaldada. Kindlasti on sinu pähe tulnud täiesti ootamatud ideid, ootamatuid mõtteid, mingi wow, kust see mõte tuli, see on kanaldamine. Sa oled loonud kunsti, täiesti ei tea, kust see on kanaldamine. Sa oled laulnud mingisuguseid laule, mida ei ole olemas, aga sõnad voolavad justkui ise, see on kanaldamine. Või see ei peagi olema kunstiga või loovusega seotud, see võib olla ehitamisega seotud, see võib olla remontimisega seotud, et mõni oskab, tead, otseselt ei olegi õppinud, aga tead, oskab ilusat puutööd teha. See on kanaldamine. See tuleb tema hingest, see tuleb tema seest ja ta kanaldab oma hinge, eks ole. Et me oskame seda kõik teha. Et ära pane endale blokaadi, ära pane endale piirangut, ära seisa iseendal ees ega jalus. Luba endal katsetada, luba endal õppima hakata. Nii. Selline teema tuli tänaseks. Korra tunnetasin, kas midagi olulist ei ütlemata või tegemata. Sofia draakonitest ma ei rääkinud. Tahtsin draakonitest rääkida. Võtan siia lõppu väikese koha veel, kus rääkida Sofia draakonitest. Sofia draakonid on need, kes levitavad Sofia teadvust. Draakonid aitavad ühenduses olla Sofia teadvusega, et kui me oleme endas nagu eksinud või ei oska seda Sofia teadvust endas märgata, ei oska tulla sellele teadmisele, siis draakonid on need, kes meis aitavad seda meelde tuletada, seda avada. Ja kui ma rääkisin teile Lemuriast ja ma nägin seal draakonid ja ma ütlesin, et mingil põhjusel on igal ühel oma draakon lemurlasel.
mul ei tule praegu meelde, mis ma seal veel rääkisin, aga ma sain aru, miks oli igalühel oma draakon, sellepärast, et see hoidis neid ühenduses Soofia teadusega. Selle sisemise tarkusega, intuitiivsusega, teadmistega. See oli nagu vahelüli. Ja kui ma käisin Lemuria rännakul, siis mulle sai teadmiseks, et mul on ka oma draakon, Roosa. Väga nunnu. Aga ma ei ole temaga osanud ühenduda või kontakti luua või aru saada, miks ta on ja kes ta on, mis ma tegema pean üldse temaga. Aga ma olen temaga paaril korral kohtunud. Eriti siis, kui me just ühendun Lemuriaga. Ja ta on nagu olemas. Et selline, ja need draakonid ka on sellised nagu piklikud maakehadega, sellised voolavad, pikad sabad, tuhisevad, lendavad ringi. Ja koos inglitega ma näen ka draakoneid ümber planeet Maa eksisteerimas meie väljas, et justkui aidates ka seda võrgustikku luua, et me ärkaksime iseenda jumalikkusesse ja leiaksime taas ühenduse nende jumalike teadvustega, ehk siis Sofia Kristusteadus, kui need kokku panna. Ja ma olen täiesti kindel, et igal täheseemnel on ka oma draakon. Kui nad ei ole olnud ka draakoni kehastuses, mis ei ole üldse välistatud. Draakoni reaalsuseid on erinevaid. Ja ma ei pea siin silmas neid draakosid, kes on kollid ja pahad, vaid tõesti need väga kõrgsageduslikud, tohutu suured draakonid. Ma ei tea, kus on nii palju ruumi, et selline tsivilisatsioon elada saaks. Kus siis on? Aga nad on ka väga eeterlikud, nad ei ole nii väga... On ka tsivilisatsioone, kus on nad rohkem nagu füüsilised, tahkemad. Mitte nii eeterlikud, aga jällegi võõras maa mulle. Nii et miks mitte võtta eesmärgiks ühenduda oma draakoniga? Kui ma rääkisin siin kanalduse õppimisest ja mediteerimisest, et võta endale mingisugune periood, kus sa mediteerid. Iga mediteerimise taatlus on ühenduda vot sellega, et sa näiteks ei muuda iga päev oma taatlust, vaid iga päev on see üks sama taatlus. Ja ma olen kindel, et sa lõpuks saad sealt midagi kätte. Ja sa saad lõpuks mingisuguse olulise ühenduse loodud. Usalda ennast, loo endale ennem ümber ka kaitsemull, tuleta meelde, et ükski võõras negatiivne energia ei saa läbi, saab läbi ainult see energia, mis teenib sinu kõrgemaid hüvesid, mis tuleb kõrgemast teadvusest, mõjutamata teadvusest, kõrgemast mõjutamata teadvusest. Vot. Nii, nüüd ma tõmban küll otsad kokku, sellepärast, et ma arvan, et on paras aeg. Mõnusat suvist olemist sulle, mõnusat Siiriuse ja Anuhaaside ja keskpäikese ja spirituaalse päikese energiate vastuvõtmist, enese avastamist ja jälle oma sisemiste koodide avamist, eks ole. Leia aega, et iseendaga olla, mõtiskleda, kirjutada, mediteerida, tunnetada. Ole tubli, näeme varsti. Tšau!